Eesti koostöökogu esimees Peep Müülson on kongressi järgmine esineja. Tema teema on meie inimvara ja Eesti kui kodu. Mis siis on Eesti koostöökogu? Eesti koostöökogu on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, rajatud Eesti Vabariigi presidendi poolt, ja Eesti koostöökogu prioriteetsed tegevusvaldkonnad ütlen ka ära. Need on Eesti inimvara väärtustamine, haritus, elukvaliteedi näitajana, teised rahvused kui ühiskondlik rikkus ja avaliku halduse uuendamine. Palun, härra Peep Müüls. Austatud president Rüütel, head kaaskodanikud, head kaasteilised. Istusin ennem seal üleval rõdul ja nägin, et siin saalis on täna väga mitme põlvkonna esindajad. Ja lubage, et ma räägiksingi tänaste korraldajate ettepanekul just eelkõige teile kui kaasteilistele, kui Eesti Vabariigi kodanikele, kuhu me rahvana ja Eesti riik edasi kulgeb, kuhu me võiksime minna. Tänases avaettekandes oli juba sellest ka põgusalt juttu, et Eesti ühe strateegiliseks teemaks on meie rahvastiku püsimajäämine. Nagu juba öeldud, on tõesti Eesti koostöökogu Vabariigi presidendi poolt ellu kutsutud sihtahutus, mis koondab 75 organisatsiooni, sealhulgas ka muide Omanike Keskliitu ja eelkõnelejat Maksumaksjate Liitu. Meie eesmärgiks on tõepoolest sellised pikaajalised, me räägime ühest inimpõlvest ja edasi, nendest arengu prioriteetidest, millest tihtipeale poliitilistes debattides juttu ei ole, aga eelkõige on see keskendunud täna tõepoolest meie inimvarale. Täna ma räägiksingi selles lühikeses ülevaates eelkõige meie inimvarast, selle tulevikust ja meie võimalusest oma elukeskkonda, oma arusaama, seda, kuhu Eesti kulgeb, muuta. Eelmisel aastal, nagu te teate, täitus ÜRO rahvastikustatistika järgi see piir, kui maailmas elab üle 7 miljardi inimese. Te näete need, mis on tumedama värviga, sinise värviga sellel graafikul, need on siis tihedama rahvastikuga, eelkõige jutt on siis Hiinast ja Indiast, aga need, mis on üha tihedam, ja te näete seda, et tänases Euroopas on tegelikult neid riike, mis rahvastiku mõttes arenevad ja kasvavad üha vähem ja vähem. Siin te näete selle sama prognoosi perspektiivi sajandi vahetuseks. Võib-olla need väikesed, kes seal ema-isa põlve peal praegu oma pärastlõunast tukastust võtsid, nemad seda aega näevad, aga see on see prognoos, mida ÜRO prognoosib tegelikult Euroopa kohta, see, mida näete praegu punasena, need on kõik väheneva rahvastikuga riigid, samal ajal tuletan siis meelde, et me näeme ida pool rahvastikku oluliselt kasvab. Eesti rahvaarv, see on samamoodi siis selle sama ÜRO prognoosi järgi, nagu te näete, on kahanemas. Ma usun, et meile oluline tõehetk saabub selle aasta maikuu lõpul, kui me saame teada, milline on Eesti rahvaarvu tegelik number. Me teame, et see on praegu circa 1,324 miljonit inimest, kuid võib arvata, vaadates meie Läti ja Leedu kolleegide kogemust eelmise aasta kevadest, et see number saab olema väiksem. Leedus, nagu te teate, see number oli oodatust väiksem 430 000 võrra, Lätis 250 000 võrra. Näis, kui palju tegelikult on see number väiksem meil Eestis. Inimvara, mida me selle mõtleme? Tihtipeale räägitakse inimressursist, inimkapitalist. Inimvara on tegelikult mõnes mõttes kõik see, kes me siin oleme, hoolimata kodakondsusest, rahvusest. Need on need inimesed, kes panustavad sellesse ühiskonda ja kes tegelikult siis nii maksumaksjatena kui ka kas nooremast peast või siis juba pensioniealisena ka tegelikult on selle sotsiaalkindlustussüsteemi osas. Need on inimesed, kes on panustanud meie rahvuslikku rikkusesse. See on meie inimvara. Ja teine oluline asi on selle inimvara potentsiaal, mida see inimvara võib tegelikult inimeste kooslusena korda saata. Ja selle uue mõnevõrra termini kasutusel võtmine aastal 2010, taoline raport on ka olemas, te võite meie koduleheküljel sellega tuttavaks saada, et see ei ole mitte inimarengu aruanne, mida Eesti koostöökogu iga aasta välja annab, vaid see on ühekordne inimvara raport 2010, sellega te saate tutvuda, seal on need definitsioonid sees. Sellest me näeme praegu seda prognoosi, mida Eesti juhtivad sotsiaal- ja majandusteadlased on siis prognoosinud, et tõepoolest selle sajandi keskpaigaks on meid veidi enam kui 100 000 inimese võrra vähem, kui seda on täna. Meie rahvastiku proportsioon, olgu öeldud, muide tegelikult eestlaste kasvus kogu aeg kasvab.
Nii et võib-olla see inerts, mis meil on mõtteinerts, on olnud siiamaale kaasas, et tegelikult mitte eesti keelt rääkivad inimesed, nende proportsioon on jätkuvalt suur, tegelikult see ei ole nii, see kogu aeg väheneb. Ja kui me vaatame täna, siis tõesti see murekoht on see, kui suur on reaalne proportsioon, palju elab ennast eestlastena määratavaid inimesi üle maailma. See hinnang, mida andsid demograafid aastal 2010 suvel, oli 12%, võib eeldada, et rahvastiku loendus annab meile suurema protsendi. Võib-olla veel üks oluline asi selle slaidiga siin seoses, kui ma ennem vaatasin seda punast osa, mida me nägime Euroopas, kus on väheneva rahvastikuga ja siis kasvava rahvastikuga, siis tõepoolest täna juhtriik Saksamaa sajandi keskpaigaks enam ei ole prognooside järgi rahvastiku mõttes juhtriik, vaid eelkõige kasvava rahvastikuga on Skandinaavia riigid, on Prantsusmaa, on Suurbritannia. Et me võime mõnes mõttes rääkida teatud põhjadimensioonist. Et nii nagu me vaatasime, siin me nägime, et on olemas, eks ole, meie oleme nii-öelda Ida-Euroopas ja selle Kesk-Euroopa osana ja Lõuna-Euroopa osana, ja siis me näeme, et on olemas Põhjala dimensioon ja Prantsusmaa ja Suurbritannia. Eelkõige muidugi Prantsusmaa, Suurbritannia ühelt poolt oma läbimõeldud rahvastiku, aga ka kindlasti immigratsioonipoliitika mõttes tegemist on endiste koloniaalriikidega. Siin te näete Eesti võrdlust meie naabritega, Eesti, Läti, Leedu on selgelt vähenevad, Soome, Rootsi, Taani on kasvava rahvastikuga riigid. See tabel on oluline meile kõigile, kaasa arvatud teie, meie emad, isad ja vanaemad ja vanaisad. See proportsioon, kui minul õnnestub paarikümne aasta pärast pensionile jääda, siis see proportsioon on umbes midagi sinnapoole, nagu me siin praegu näeme, aastast 2050-60. Neid inimesi, kes on pensioniealised ja kes on sotsiaalsüsteemi ühe osana, on nad siis nooremad või on nad juba siis pensioneerunud, nende inimeste proportsioon tööealiste elanike kohta oluliselt tõuseb. Ja tõuseb tegelikult kusagil aastal 2025, tõuseb sisuliselt 3 peale, 2030 ja edasi sisuliselt 2 töötavat inimest ühe sotsiaalsüsteemi liikme kohta. Vaadake palun seda statistikat. Ma pööran teie tähelepanu, see kuni aastani 2009, te näete need lõpunumbrid siin on punased. Mis nad punased on? Nad on punased sellepärast, et need on Statistikaameti andmed aasta 2010 kohta. Need eelmised numbrid, nagu te näete, mis on tumeda värviga, on ära puhastatud numbrid võrreldes ka rahvastikuregistriga. Nagu te teate, Eesti mure on täna ju selles, et meil ei ole väga selget ülevaadet sellest, kuidas meie rahvas liigub. Olemas 2 on Statistikaameti andmed, olemas rahvastiku registripõhised andmed, mis ei ole täiesti siduvad, sellepärast et inimesed ei ole kohustatud ennast arvele võtma. Nii et need on praegu need numbrid, mida me näeme, et viimase 10 aasta jooksul on meie rahvastiku rändesaldo väljapoole, me oleme kogu aeg tegelikult väljapoole inimesi kaotanud. Kas see number oli seal ligemale 3000 ka aastal 2010, me täpselt ei tea, selle kohta peab see puhastusandmed tekkima, ma usun, et jällegi sama rahvastiku loendus annab meile väga hea ülevaate selle kohta, kui palju me oleme tegelikult viimase 20 iseseisvusastaga kaotanud inimesi alaliselt välismaale. Alaliselt tähendab seda, et nad on rohkem seal kui 12 kuud. Immigratsioon Eestisse, see on viimane selline taoline ülevaade, te näete, see, kus on tumedam värv, need on need riigid, kust on tuldud Eestisse. Arusaadaval põhjusel on kõige tumedam endise Nõukogude Liidu territoorium. Tegemist on suure tõenäosusega eelkõige meie rahvuskaaslastega, kes on tulnud tagasi ja leidnud oma esivanemate kodu ülesse, kes tahavad ennast uuesti eestlastena tunda. Aga kindlasti on tulnud ka need inimesed, kes on tulnud väliseestist tagasi. Need, mida tumedam on territoorium, seda rohkem on tulnud sealt inimesi, kuigi need numbrid, nagu näete, siin allpool on väga väiksed, aga me räägime ainult 2,000-3,000 inimesest selle tumeda värvi kohta. Suuremad on muidugi need on väljarände sihtkohad. Jällegi endine Nõukogude Liidu territoorium, arusaadavalt tegemist on siia Nõukogude ajal sisse rännanud inimestega, kes on läinud tagasi oma ajaloolisele isamaale. Ja muidugi me näeme siin täiesti drastiliselt oma tumeduse mõttes erineb siin Soome, kus praegu Soome enda Statistikaameti ülevaadete põhjal me võime eeldada, on vähemalt 30 000 Eesti Vabariigi väljarännanud inimest. Võib karta, et see number on suurem, aga nende enda hinnang on circa 30 000 inimest. Nii et nii nagu
Need esimesed slaidid näitavad ja nii nagu on rääkinud sellest nii meie inimarengu aruanded kui ka paljud Eesti sotsiaalteadlased läbi aastate, on Eesti, võiks öelda, strateegilisimaks ja suurimaks väljakutseks tõepoolest meie rahvuslik kestlikkus. Ja lubage, ma ütlen, et ma ei räägi rahvusliku kestlikkuse all seda, et need on ainult need inimesed, kes on sündinud, õppinud ja kasvanud eesti keelt rääkima. Ma rõhutan meelega siin, me räägime meie inimvarast. Me räägime sellest ressursist, kes on tegelikult valmis panustama üheskoos selle ühiskonna ülesehitamisele, selle riigi ülalpidamisele. Ja see ei ole ainult mitte eestlased ja see ei ole kindlasti ainult mitte need inimesed, kes nõukogude ajal meile siia sisse rändasid. Need on ka need inimesed, kes potentsiaalselt võivad oma elukoha Eestis tulevikus leida. Ja see võib olla meie ühine huvi. On võib-olla kohatu rääkida praegu sellist asjast nagu elukvaliteet. Me kõik nägime, kuidas aasta 2011, kui Eestisse tuli euro, tegelikult meid mõjutas see, kui me pruuki saanud toidupoodi minna. Kuid ometi, me täna kuulsime ju siin samamoodi ja tegelikult on omanike keskliidu oluline ülesanne rääkida nendest maksutõusudest, nendest igasugustest kulutustest, mis tekivad kodu omamisega seoses. Kuid selles on oluline asi, mis meie mõtteviisi võib-olla on viinud selleni, miks noored inimesed, eelkõige just nooremad inimesed tahavad Eestist lahkuda. See on arvude keskne, majanduse SKP ehk rahvusliku koguprodukti keskne mõtleme. Ja nii nagu on seda nüüd tegelikult hakanud tegema ka organisatsioon, kuhu Eesti liitus siin mõned ajad tagasi OECD, seda on tegemas ka peaminister Cameroni juhtimine Suurbritannia, hakatakse rohkem rääkima tegelikult selle ühiskondlike olude, selle ühiskonna poolt pakutava elukvaliteedi mõttes, mida need inimesed võidavad või kaotavad, kui nad sellest ühiskonnast lahkuvad. Ja elukvaliteedil on tõepoolest olemas need objektiivsed näitajad, mida me ühiskondlike teenuste kättesaadavus, kooliharidus, eks ole, on olemas ka need, kuidas inimene tunneb, kas tunneb ennast seal hästi või mitte. Ja me oleme nüüd ise ka Eesti Koostöökogu ettevõttel, aga neid on tehtud ka erinevaid rahvusvahelisi uuringuid, oleme teinud mitmeid võrdlusi sellega, kuidas siis Eesti inimesed ennast tunnevad. No kõigepealt esmane on see EI tähendab siis tegelikult kõige viimast novembrikuus avaldatud inimarengu indeksit, mida annab välja siis ÜRO ja Eesti, nagu te näete, on olnud suhteliselt kõrgel kohal. See muutus siin ei ole tegelikult mitte väga sisuline, sellepärast et vahepeal arvestati see gradatsioon ümber. Eesti tegelikult on oma kõige paremad näitajad saavutanud alati kuskil 19-20 kohal läbi hariduse. Kõige kehvemad kohad on Eestil alati olnud rahva tervisega seoses, kuskil 89. kohal. Majandus kuskil 40. kohtadel. Eesti on koos nende teiste riikidega kuni 50. kohani tegelikult väga kõrge inimarenguga riigis. Aga küsimus ongi selles, et kuidas seal edasi. Meie juures me näeme need Soome, Rootsi, kelle sissetulekud on kordades suuremad kui meie omad. Ja kui me jäämegi selle peale mõtlema, et need on saamas on rohkem palka, ma võin sinna elama minna, siis need inimesed tegelikult lähevadki sinna elama, kus nad saavad rohkem palka. Mis siis võiks olla selle, me näeme siin neid numbreid. Ja kui näete, need on ju kordades, võtame siin Norrat. Samas, kas me hakkame endalt küsima ka seda, kui palju tegelikult maksab seal elu? Milline on minu laste käekäik ja haridus seal, kui ma elan Norras? Norras ei ole niimoodi, nagu me siin, et on lasteaias võid hakata rääkima näiteks mõnes muus keeles, eelkõige näiteks vene keeles. Seal sa hakkad õppima kohe norra keeles, mis on väga tervitatav. Kas nad on need inimesed, kes kasvavad seal üles ja õpivad seal, kas nad on tulevikus eestlased? Möödunud aasta maikuuses me viisime läbi sellesama inimarengu aruande, mis ilmus eelmise aasta sügisel korralise uuringu, teada saamaks, milline on Eesti, Läti, Leedu inimeste hinnang. Ja nüüd ma tahaksin rääkida tegelikult positiivsest poolest. Küsitleti ligi 1000 inimest siis Eestis, Lätis, Leedus üheaegselt aprilli lõpus, maikuuses eelmisel aastal. Te näete seda kollast, mis siin on. See näitab, et inimeste enda hinnang oma elukvaliteedile on Eestis, nagu te näete, kõige suurem ja mis on võib-olla kõige olulisem ja me näeme ka muude rahvuste esindajate arvates on Eesti elukvaliteet, Eestis elamise elukvaliteet suhteliselt hea. Need, kes ütlevad, et halb, need on tegelikult Eestis, nagu te näete, kõige vähem.
Kas need sündmused, mis viimase 20 aasta jooksul on toimunud selles riigis, on teid kurvastanud või rõõmustanud? Jällegi me saime ka Eesti kohta väga head numbrid. Kuid ma tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele slaidile. 61% Eestis elavaid inimesi väidab, et nad näevad iseenda ja oma laste tulevikku Eestis. Lätis on see 40%. Ja vaadake palun ka veel järgmist slaidi. Eelkõige, mis puudub Eesti osa, venekeelsed vastajad, 50% näevad iseenda ja oma laste tulevikku Eestis. Lätis põhirahvused, lätlased, 46%. Leedulakad, 49%. See on Eesti jaoks strateegiline huvi, mure, väljakutse. Kuidas meie lõunanaaber tegelikult näeks ennast oma perspektiivi, et ta ei depopuleeruks need samad probleemid, mis meil, aga mõnevõrra mastaapsemad suuremana. Neil on jah, üle 2 miljoni. Aastast 2035 saabub see murrangupunkt, kus Eestis on ligemale 1,2 miljonit ja lätlasi leedukaid on vastavalt alla 2 miljoni, leedukaid alla 3 miljoni. See on meie huvi, kuidas meie lõunanaabrid tegelikult ka arenevad, kas nad tahavad siin elada ja kes seal siis elavad. Eesti oma hoiakult on lähenenud läbi selle, mis on samuti värske Eurobaromeetri uuring, on lähenenud eelkõige Põhjamaade sellisele teatud oma usaldusega riigi vastu ja teatud võib-olla ka sellisele rahulikkusega. See on vähendanud mõnevõrra meie kriisikogemusi, kuid üsna ilmne on see, et selle kriisi järelmid, eelkõige meie demograafilises aspektis ja eelkõige jällegi meie inimvara mõttes, need on need potentsiaalsed inimesed, kelle nii ajupotentsiaal kui töötahe, koostoimimise tahe ei teostu, kui need inimesed ära lähevad. Või isegi, kui nad lähevad ära, tulevad tagasi. See ei teostu, ühel hetkel see sünergiamoment jääb tekkimata. Nii et tegelikult kokkuvõtteks võiks siis välja tuua 3 sellist väljakutset, millest ka üks oleks võib-olla ettepanekuna Koduomanike Liidule. Me võiksime rohkem hakata mõtlema selle üle, et kui me räägime sellest, et sissetulekud on sellised, eelkõige kui me vaatame, kuhu me oma rahvast rohkem kaotame, need on kõrgema sissetulekuga riigid, siis me tegelikult kogu selle kuvandiga loome nii iseendale, aga kaasa arvatud oma noortele, kes täna käivad koolis, lähevad ülikooli või õpetavad ülikooli, sest eelkõige see on see jõud, mis peaks tegelikult nagu edasi viima. Oluline võst võiks olla see, millist kvaliteeti me suudame selle kogumina tegelikult pakkuda. Sest üsna oluline on see, eelkõige nagu ma rääkisin, kõige suurem ühildumine, konvergents saab tekkida hariduse. Eestis on kuskil maailma tipp 20 on Eesti oma haridussüsteemi mõttes. Siin me saame tekitada nii Skandinaavia riikidega, Euroopa riikidega kõige suurema konverentsi kõige kiiremini. Rahvusliku rikkuse mõttes kindlasti mitte nii kiiresti. See on esimene. Teine on kindlasti see, mida ka tänane kongress ja kogu nii Maksumaksjate Liidu, Koduomanike Liidu kui ka teiste vabaühenduste oluline roll on see, et sellised ettemääratud, võetakse seadus vastu, nüüd hakake elama selle järgi. See oli vajalik riigi ülesehitamise seisukohalt. Küsigem endalt, kas see on nüüd enam vajalik selle mõttes, et pannakse üks normatiivakt, millest paljud enam aru ei saa, nad ei õigustatud, ei peagi selle vastu huvi tundma ja pannakse normatiivakt palka ja hakake nüüd selle järgi elama. Sellised kogumid, mis on nii-öelda arutama demokraatia foorumid, tegelikult neid on meil üha rohkem vaja. Ja siit selles mõttes sisendit seadusandluse mõttes on kindlasti tulevikus loodetavasti Riigikogu rohkem tarvis kuulda. Ja on hea meel, et selle Riigikogu koosseis on juba ette võtnud ja loodetavasti peab seda ka edasi, mitte ainult formaalselt oluliste riiklike küsimuste arutelu, vaid kaasab tegelikult selliseid olulisi organisatsioone, nagu seda on Koduomanike Keskliit oma seadusandluse väljatöötamisele just arutleva demokraatia vormis, mitte normatiivide kehtestamise vormis. Ja 3. asi on see, siin täna enne kõlas ka see, ja sellest on palju räägitud, et Eestis ei ole välja kurunud üüriturg. Ei ole jah, vist. Aga küsigem endalt, mis on Eesti strateegilise huvi seisukohalt olulisem. Kas see, et meil oleks rohkem koduomanikke ja omanikke eelkõige nendel piirialadel, mis tähistavad ka tegelikult täna Euroopa Liidu idapiiri? Või me tahame, et meil oleks tegelikult suurte tõmbekeskustega kortermajad, kus on omanikud ja kus sees on üürnikud. Mis on Eesti strateegilise inimvara, Eesti regionaalse arengu seisukohalt olulisem?
ja ma arvan, et selles kontekstis on Koduomanike Liidul väga-väga oluline ja võiks öelda julgeolekupoliitiline ja strateegiline roll. Nii et lõpusõnadeks, head kaasteelised, arvestades Eesti rahvastiku kahanemist ja vananemist, võiks olla Eesti käesoleva kümnendi prioriteetideks meie rahvastiku kestlikkuse tagamiseks ettevõetavad sammud. See enesepildi, enesepeegelduse muutus majanduskasvu, majandusarengu põhiselt oma elukeskkonna väärtustama ja oma elukvaliteeti väärtustavale elukäsitlusele ja kõige olulisemana, millega ma loodan, et koostöökogu sellel aastal suudab välja tulla, on ettepanek Vabariigi Riigikogule, valitsusele, Vabariigi Presidendile, on meie riigipidamise korrastuskava. Me peaksime vaatama, kui me näeme, meie rahvastik väheneb, vananeb, me peaksime vaatama, millist riiki me jaksame ja tahame üleval pidada. Sest meie kui kodanikud ju seda riiki ka üleval peame. Aitäh!